ja mina olen Riho Vent ja mina töötan Tartu Observatooriumis, mina olen laborite juht. Ja ma olen seotud ka S-Cube'i projektiga ja siin üks näide on sellest siin, millest me siis ka täna räägime. S-Cube on praegu näide, et kuidas meie oma üliõpilased seda tegid, aga tegelikult see põhimõte on nagu üldine ja kasutatav kõikide kosmoselaevade puhul. Et nagu sissejuhatuseks juba ütlesime, et see temperatuuri hoidmine ja kontrollimine on väga oluline. Ja et teada saada, et mis temperatuur seal kosmoses tegelikult siis nagu realiseerub, siis võetakse kõik need komponendid arvesse. Päike paistab peale ja maa kiirdab ja päikese kiirgus peegeldub maa pealt tagasi. Ja siis kas ütleme selle satelliidi pinnad on heledad, tumedavad, neelavad või peegeldavad. Kõik need komponendid pannakse ühte arvutiprogrammi sisse ja siis tehakse simulatsioon. Satelliit tiirleb ümber maa, siis ta mingi hetk on varjus ja mingi hetk on päikese käes. Kuna seal tekib soojuspaisumine, siis tuleb leida sobiv tehnoloogia, et see soojuspaisumine hakkaks meie satelliiti lõhkuma. Ja me peame hakkama valima materjali, et kas me peame valima neelavad materjalid, peegeldavad materjalid, kerged, rasked, kas nad peavad kosmoses vaakumile vastu ja nii edasi. Ja nüüd me oleme selles oma missiooni planeerimise etapis jõudnud sinna maale, kus on siis teooria on läbi käidud, esimesed plaanid on tehtud ja me peame hakkama tegema siis otsuseid, milliseid materjale me kasutame ja peame tegema sinna juurde mõned katsed. Meie peame siis mõtlema, et meie ehitame samuti ühte satelliiti ja meil on siin laua peal erinevad vahendid, et on näha, et on värvitud plekitükke, on tavalisi plekitükke, on termomeetrid, on sellest soojustekist välja lõigatud väiksed tükid, musta paberit ja alumiiniumfooliumit. Teie peate välja mõtlema katse, kuidas siis teha kindlaks, et millised vahendid või materjalid ja värvused sobivad siis teie satelliidile. Plaan on selline, et peate ehitama midagi sellist. Et must paber on teil seal laua keskel, fooliumist lõikatud kaise, aga need kuldsed tükid seal selle alumiiniumteipi all on teil valmis lõigatud. Et peaksite nagu kleepima 2 termomeetrit, nagu et üks läheb niimoodi ühe taha siia keskel umbes. Ühe taha ja teine siia teise taha. Ja niimoodi, et te teiselt poolt seda näitu näete. Läbi viidud katsete peamine eesmärk oli määratleda, kuidas erinevad materjalid peegeldavad või neelavad soojuskiirgust. Kuidas erinevad pinnakatted võivad mõjutada satelliidi temperatuurirežiimi ja tulemused olid vägagi kõnekad. Alustame siis viimase osaga, mis on siis tagasiside. Jaoks esiteks oli väga üllatav see, et must materjal või see must pind neelab nii palju valgust ja ma mõtlesin, pigem on see neelab rohkem, või see sõltub materjalist, mitte nii palju värvist, aga see must plekk on ikka tõesti väga kõrge. Ja teiseks ma ei teadnud, et see S-Cube nii väike oli, ma mõtlesin, et on suurem. Mulle tuli võib-olla üllatusena see, et must paber ja värvitud plekk, mis olid mõlemad mustad ja enam-vähem nagu sama tekstuuriga ka, et üks ei olnud oluliselt krobesem kui teine. Aga see temperatuuri erinevus tuli peaaegu 2-kordne. Ma seda poleks nagu oodanud. S-Cube näeb välja nagu kast. Väga hea tähele. Sa mõtlesid nagu kilekott või? Jaa, muidugi te saite kõik väga hästi hakkama, et miks ma korraks mõtleme, et minule kõige rohkem meeldis see, et te olite innuga asja juures ja veelgi väärtuslikum minu jaoks oli teie enda poolt välja öeldud tagasiside, et iga üks endale mingisuguse uudse tera leidis. Ja isegi kui teil praegu nagu ei olnud tahtmist midagi välja öelda, ma arvan, et mingisugune sisemine mõte teil ikkagi korraks peast läbi käis.